No tere õhtust kõigile. Nüüd vaatame, kuidas töötab plokiahela süsteem krüptoraha puhul. Vaatame seda jälle näite puhul, kus meil on nagu 5 plokiahela liiget ja kõik need liikmed omavad teatud arvutitehnikat, et osaleda plokiahelas. Nüüd hakkavad toimuma meil erinevad reaalsed tehingud. Tõnu kandis Mallele 2 bitcoini. Nagu näha, ei ole sellist bossi, kes seda asja salvestab ja kontrollib. Kõik, kes osalevad plokiahelas, kontrollivad seda või siis salvestavad selle tehingu ajalukku. Teine tehing on see, et Malle kandis Matile 4 bitcoini. Arno saatis Pillele 1 bitcoini ja Tõnu saatis Tarmole 10 bitcoini. Nagu näha, on kõik plokiahela liikmed salvestanud endale selle tehingu. Miks see on nii oluline? No oletame, et üks plokiahela liige ei osale enam plokiahelas. Ta otsustas, et süsteem talle ei sobi ja ta ei soovi enam seal osaleda. Kas juhtus midagi plokiahelaga? Tegelikult ei juhtunud. Kõik tehingud jäid ikkagi alles. Plokiahel tegelikult kajastab tehingute ajalugu. Ja näiteks teine liige ei soovi samuti osaleda plokiahelas. Kas meil tehingud läksid kaotsi? Nagu näha, ei läinud ja tehingute ajalugu on ilusti alles. Kujutame ette, et plokiahela liikmeid on üle maailma 1 miljon. Ja siin ongi näha, kuidas see plokiahel siis töötab krüptoraha puhul. Ja me näeme seda, miks see süsteem on nii populaarne ning perspektiivikas. Järgmises videos ma räägin, kuidas krüptovääringud üksteisest erinevad. Hei!